Tere tulemast tagasi minu kanalile, kõikidele minu fännidele, kuulajatele ja uutele tulijatele. Täna otsustasin siiski teha mingi video tuntud teemal jälle, suhete ja armastuse teemal, sest see on kõige põletavam ja kõige enam nõutud ladumine ja küsimused. Ja mul siin juba osad fännid hakkasid küsima, et kuule, et mis nüüd toimub, et ei ole nagu nii kaua aega ühtegi videot olnud. Siis nii seda tõepoolest on, sellepärast, et see ei ole mul ju mingi põhitöö ega töö, vaid see on mul väga suur hobi, mida ma väga armastan. Ja praegusel hetkel on tõesti niimoodi, et töö on võtnud põhilise. Mul on ka väike järjekord tekkinud seal ja ma üritan selle nädalavahetusel likvideerida, nii et need kõik, kes ootavad eraladumisi, siis oodake ära, ma teen need ära päris kindlasti. Ja tegu ongi kollektiivse ladumisega, kui te soovite eraladumisi, siis minu meiliaadress on siin selle video all ja sinna siis pöörduge ükskõik mis küsimusega. Otsige üles ka minu samanimeline Facebooki leht, seal ma panen päevakaarte, seal ei ole ühtegi videot. Ja see on hoopis teistsugune leht. Ja kui keegi soovib ka raamatupidamise teenust, siis olen teid ka selles küsimuses nõus aitama ja samad meililt saate mulle ka vastused sellele küsimusele. Ja võtke seda ladumist kui sellist võib-olla meelelahutust või sellist mõnusat kuulamist või mida iganes. Teate, kallid sõbrad, meie energiad on nii tohutult muutuvad, et ka võib-olla neid asju, mida ma teen eraladumistes, ühesõnaga, see on lihtsalt, see on see, mis on teil praegusel hetkel. Teie alateadvuses, kus veel, mida iganes, kuidas te seda võtate. Ja tegu on tõesti ainult kollektiivsete ladumistega, et ma ei tea ka, kelle energia parajasti kaarditsid kinni võtavad. Aga teeme siis, hakkame pihta. Sellepärast, et see on teaduslikult muuseas selgeks tehtud, et inimene on võimeline kuulama kõige rohkem 30 minutit ühte ja sama teemat. Sellest on ka väga palju juttu olnud, eks ole, et teha koolitunnid 30 minutit pikemaks või tähendab vabandust 30 minuti pikkuseks, mitte enam siis see 45 minutit, et pikka juttu lihtsalt ei suuda lihtsalt keegi omandada nii nagu peaks, siis lihtsalt ülejäänud osa läheb kuskile hõljuma. Nii, aga vaatame, mida siis on oodata armastuses. Vaatame siis, mis on need üldised armastuse energiat, nagu mis praegu algas ka ju selline uus nii-öelda kuu ja vaatame, mitte kalendrikuu, eks ole, sõnaga niimoodi, et ma räägin praegu siin kuufaasidest. Ja vaatame siis, millised energiat on siis armastuses üldiselt üleval. Kollektiivis väga meeldivad energiat on. Tuli sauades, aga samas ka tuli kohe piraki armastuse kriisikaart, eks ole, karikate 5, vaatame siit siis edasi. Nii. Ma räägin praegu üldistest armastuse energiatest, eks ole, pärast me vaatame seda nüüd edasi, mis on oodata armastuses. Üldised armastuse energiat tegelikult ei ole eriti meeldivad, kuigi armastuses väga palju mängib väga suurt rolli kirg, aga samas väga paljudel on sellist lõpetamise energiat, väga paljud on oma suhted lõpetanud, hästi palju on mälestustes ja see on karikate 6 on mälestuste kaarta ja väga paljud, mul tuli päevakaardiks ka Facebooki, mis ma panin, tuli hommikul mõõkade 8 ja üldiselt seda teravat energiat, siin tuli mõõkade 7, aga mõõgad tähistavad ka kommunikatsiooni, suhtlemist ja siit võibki välja lugeda seda, et on selline nagu teravus on kõikides suhetes, nagu mitte kõikides, aga väga paljudes suhetes on sees. Sellepärast, et see on ka tegelikult energeetiliselt selline aeg, kus väga paljud suhted aastal 2025 lõppevad. Ja mina
tean väga paljus inimesi, kes on, noh, vaatame näiteks me avaliku elu tegelased, eks ole, ja ka siin väga paljudel tuttavatel on minul läinud siis suhted täielikult ikkagi sinna negatiivse poole peale ja siis lahkuminekut. Ja see on ka, ja samas ongi see ja müntide 4 on tegelikult ka niimoodi, et inimesed ei raatsi nagu enda tundeid väljendada. Nad ei raatsi nagu midagi anda, aga selleks, et saada, selleks tuleb ka anda ja suhete ja romantiliste koha pealt on see päris kindlasti niimoodi, et nagu kitsid ollakse nende tunnete pealt ja võib-olla ongi niimoodi, et ei tehtagi võib-olla seda, mida tegelikult nagu tahetakse teha. Aga noh, see kuskile jääb nagu niimoodi nagu tahaplaanile, et see niisugune kitsi olemine, et sellel daamil siin on ka rahakott käes ja tal on nagu mündid siin sees, aga vaata mitte kuidagi ei raatsi nagu siit välja anda, eks ole, panen silmad kinni ja vaatan kõrvale, aga see, mis nüüd siin rahakotis sees on, et noh, see jääb kõik siia. Ja see kehtib ta tunnete kohta, et inimesed, kui te ikkagi midagi tunnete, no jumala eest, no ja kui te olete paar, eks ole, kui te elate koos ja no ei saa siis nüüd seda keelset hammaste vahelt siis nüüd välja võtta ja võib-olla väljendada, eks ole. Nii, et see on nagu niisugused armastuse üldised energiat, nagu ma alguses ütlesin, et ma panen ja vaatame, mida nüüd siis toob armastus. Võtame universumist siis ainult õiged ja õiglased vastused meie kollektiivile, kes mind siis kuulavad ja kellega see resoneerub. Pange palun see video kinni, minge edasi, siin on sadu teisi inimesi, kes panevad kaarte, kes teevad videosse, ärge kuulake. Ei ole vaja pärast hakata kritiseerima, et no mitte midagi siin täppi ei läinud, eks ole. Siis ei olegi järelikult see ladumine teie jaoks ja ongi nii. Ja kui mitte midagi ei lähe täppi, siis no jumala eest minge edasi, eks ole. Mitte keegi ju ei keela teil minna. Nii, mida on siis ees oodata armastuses? Praegu on üldse tegelikult ka väga palju. No aasta hakkab lõppema, eks ole, ja siis, et on hästi palju tegelikult selliseid negatiivseid energiaid ja üleval. Kui hea, et vähemalt midagi lõppu tuli, midagi suurepärast. Tegelikult ikkagi ei ole nagu kõige hullem. No selles armastuse vallas praegu nagu päris kõike ei näidata. Sellepärast, et mingid saladused on siin, mis on siis kindlasti Hierophant on kätkeb endas saladusi ja siis ta siin on siin käed püsti ja ütleb siis nendele vahele siin, et ei pea nagu kõike veel teadma. Ja sellist niisugust mineviku energiat. Siin tuli ka tegelikult ju see mälestuste kaart, karikate 6 on mälestuste kaart ja sellist mineviku energiat on hästi palju praegu üleval ja seda näitab ka mõõkade 5, et te vaatate sinna valusasse minevikku ja võib-olla sellepärast, et teil on olnud nii palju seal sellist, paljudel, mitte kõikidel, eks ole, on olnud seal magamata öid, võib-olla muretsete selle pärast, mille pärast liiga palju ülemõtlemine on ka täielikult ärkate öösel üles, mõtlete, et miks ma nüüd niimoodi tegin või miks see siis niimoodi oli. Ei ole mõtet üldse, sest see, mis on läinud ja see on võimatu muuta ringi minevikku, eks ole. Aga see ongi, need on 2 väga, väga sügavat mineviku vaatamise kaarti ja need ei ole eriti positiivsed mälestused. Ja sellepärast ongi võib-olla niimoodi, et te peaksite hakkama nüüd natukene rohkem mõtlema oleviku peale ja hakkama nagu tähistamise kaardid on ka ja karikate 3. Alati, kui on ladumised suhetele, siis me ootame karikate kaarte, eks ole. Ja karikate 3 siia nüüd praegu ikkagi tuli. Ja hästi paljudel ma julgen öelda, et käige väljas, tulevad vanasta pidustused, tulevad jõulupidustused ja käige väljas. Hästi paljudele kuskilt sealt terendab mingisugune uus tutvus ja uued algused on küll, näitab küll. Paljudel tulevad uued algused, aga
ärge vaadake nii palju sinna valusasse minevikku, eks ole, ja ärge mõelge selle mineviku peal. Ja meil kõigil on olnud valusaid kogemusi minevikus, aga noh, ärme jääme sinna kinni. Ja kui jälle mingid mineviku mõtted meile tulevad, siis väga hea, öelge endale, need on kõigest ainult minu mõtted. Ärge hakake analüüsima, ärge mõelge, ärge tõuske öösel voodist ülesse ja mõelge, et no mis see siis ikka oli, et no miks ta siis ei tulnud või noh, mida iganes, eks ole. Et see ei vii meid lihtsalt mitte kuskile edasi. Nii see lihtsalt on. Nii, mida on oodata siis tunnetes ja armastuses. Et noh, kipub olema tegelikult võib-olla see ladumine nagu ikkagi nendele, kellel ei ole suhet või kes on nagu vabad ja vallalised daamid, härrad, mu poisid, eks ole, pöörake ringi, kui ma jälle võib-olla siin midagi ütlen, eks ole, siis mis teile nagu ei meeldi, et ma olen väga naistekeskne, siis lihtsalt kuna ma ise olen naine, siis siis võib-olla kipuvad täiesti minema, aga pöörake ringi. Nii, mida on oodata armastuses? No, kuulge, paremaks lähevad. Nii, et keegi istub ikka väga suurtes mälestustes, aga kellegile võib tulla tagasi partner, kellega teil on olnud võib-olla kunagi mingi väga suur tüli, mingi väga suur selline, kes on teinud teile nii-öelda torni, aga see on väga palju kaugemas minevikus. Väga palju on siin ka selliseid inimesi, võivad olla, kes on võib-olla aastaid vahepeal lahus olnud. See suhe on täielikult lõppenud ja siis te saate uuesti kokku. See ei ole kõikidel niimoodi. Ma ütlen niimoodi, et osadel, sest siin on perekond, torn ja mälestused ja suurepärane, et võib-olla see partner, kes teil seal minevikus on olnud ja keda te ei ole vaadanud, ka osad partnerid, mitte kõikidel ei pruugi olla see abikaasa, eks ole, elukaaslane, et nüüd te vaatate asju aastate möödudes, võib-olla natukene teistmoodi ja siis te näete seda, et tegelikult ei olnudki võib-olla kõik nii hull ja inimesed kasvavad, inimesed arenevad kogu see aeg järjepidevalt, ka mina, teie kõik ja me ei pruugi vaadata, kui me näiteks 10 aastat tagasi mõnda inimest praegust, minul oli täitsa hiljuti, ma kohtasin ühte inimest, keda ma ei olnud näinud, see oli naisterahvas mingi 15 aastat. Ja teate, kui ma vaatasin seda inimest, siis teispool me saime kohvikus kokku ja me rääkisime temaga ja siis ma vaatasin, et see ei ole üldse ju see inimene, eks ole. Ja nii võib ka olla suhete kohta. Ja selline tasakaal, nagu täitsa võimalik, et leitakse jõud ja leitakse tasakaal selles suhtes, mida uuesti alustada. Keegi päris kindlasti alustab siin uuesti suhet, mis kunagi lõppes. Aga ka neile, kellel ei ole olnud, on esimene karikate 10 parimat kaarti armastuse ladumisest tulla ei saa. Siin on perekond, siin on koostöö, siin on lapsed, siin on nagu see vikerkaar, vaadatakse koos, väga õnnelikud ollakse. Ka väga ilus suhe siin võib kellelegi tulla, aga hästi palju on siin tõesti seda mineviku energiat ja tõesti siin on nüüd küll osad inimesed, kes saavad nüüd uuesti kokku. Kui kellelgi juba midagi susiseb, siis ikka susiseb ikka täiesti lõpuni, nii et siin on, mida on oodata siis armastuses üldiselt? Hästi kiiresti hakkavad asjad liikuma. Keegi on väga tugevates illusioonides, nagu me ikka illusioonides ikkagi oleme. Tuli järjekordselt pentaklites, need on nüüd 2. Keegi alustab ikka siin väga tugevat ja võib-olla sellist ja no jälle ja karikates. Ja siin on, kuna ma siin alguses rääkisin, et pentaklit 4 ja 5, need on tegelikult sellise
pentaklite 5, müntide 5 on tegelikult ka järjekordselt, siin on külmunud armastus, et te ei luba anda endast, te tahate anda, aga kas te ei oska või niimoodi, andke see armastus, laske see armastus endast vabaks, sellepärast et parimaid kaarte armastuse ladumises, kui on selles karikate äss, siin on 2, keegi teeb väga hea materiaalse partii muuseas. Ma ei tea, miks mul see lause tuli, et partii. Ja tulge nagu nendest illusioonidest välja. Hästi kiiresti hakkab kellegi nüüd siin midagi liikuma, hüppama, midagi hakkab puhastuma, sest ka torm tuli, kui ma vaatan nagu seda üldist pilti, siis ja hästi, keegi teeb oma väga õige valiku muuseas. Karik on ka valikute kaarta. Kes on illusioonides, tulge palun nendest illusioonidest välja. Ja illusioonid on vahel väga head asjad, aga kui me avastame ennast ükskord ühel päeval selle mitte illusioonide ukse taga, siis võib ikka väga valus olla, ühesõnaga niimoodi, et ja väga paljudel tulevad täiesti uued algused, väga paljudel taastatakse omad vanad suhted ja parimat kaarti üldse, aga võib-olla need on, mina loen tegelikult need nagu hoiatuste kaardiks, et lihtsalt, et mitte hoiatusteks, vaid kui te olete saanud, nii nagu tuli siin teises reas, et te istute nendes magamata öödes ja selles minevikus ja tegelikult pentaklite 5 on ka, kõik 5 on kriisikaardid ja see on ka nagu niimoodi, see uks on lahti tegelikult ja teil on ka siin isegi võti olemas. Te teate seda võtit, kuidas nagu sellest kriisist, need, kelle suhetes on kriis praegu, te teate väga hästi, kuidas sealt välja tulla, siis palun tõuske siit püsti ja ärge mõelge, et seal ukse taga on soe. Tõuske püsti ja minge sinna ukse taha, eks ole. Ärge mõelge niimoodi, et seal ei ole nagu et ma ei taha sinna minna või mida iganes. Nii, mida ütlevad siis, mida on oodata armastuses ja mida ütlevad selle kohta siis meile? Tegu on kollektiiviga, ärge unustage seda, eks ole. Ja siin on, nagu te näete, väga palju energiat, väga palju erinevaid energiat tuleb siia sisse. Tegu ongi üldise ladumisega. Nii, ja mida ütlevad armastuse kohta siis peaingli tarokaardid? Issand, miks siin mul on osad? Oih, ja ma ei ole neid kaarte üldse nii palju kasutanud ja mul on ikka tulnud siin. Miks need niimoodi on? Nii, natuke läheb, ma viskan need siia vahele tagasi, sellepärast, et ma ei taha võtta siit niimoodi neid. Millegi pärast olid nad mu tagurpidi. Nad ei olnud mitte tagurpidi, vaid nad olid, seal oli mul ühe ladumise kaardid siin. Nii, armastuse kohta, suhete kohta, mida ütlevad peaingli tarokaardid. Rahva oli 8, karikate 8. Sind ootab ees midagi paremat. Tee seda, mis on sinu jaoks õige. Vaimne otsing. Siin oli ka karikate 7. Teate, väga palju karikate kaarte on välja tulnud ja võib-olla see ongi nagu nendest illusioonidest vabanemine, nagu siin oli, et väga paljud on illusioonides, et need, kes on nendes illusioonides, et võib-olla kui te nendest illusioonidest välja tulete, et siis te näete, et midagi paremat on ikkagi tees ja siin oli ka täpselt niimoodi, kui ma rääkisin sellest võtmest. See võti on olemas, te teate väga hästi, mida teha. Väga paljud teavad väga täpselt, mida teha, aga millegipärast ei tea, või nad ei tee seda, et mida nad teavad. Gabrieli 6, palju õnne, oled teinud suurepärast tööd, aeg liikuda järgmise projekti juurde, auhinnad, stipendiumid või edutamised. Võidukaart, midagi paremat ei saa jälle olla. Kellegi unistused täituvad, keegi saavutab võib-olla selles asjas, millest ta on väga pikalt kahelnud, ta ei ole oma otsust teinud, aga nüüd tuleb see otsus teha ja ees ootab võit. Ja maailm, väga õnnelik lõpp, lõpule jõudmine, vaimne kasvamine ja mõistmine. No, mis saab veel paremat olla? Tuleb ühesõnaga. Kellel on suhted võib-olla natukene sassis praegu, need lõpevad õnnelikult. Väga paljudele tuleb, eks ole, nagu ma enne ütlesin, maailmast kuskilt tagasi inimene, keda te väga armastama hakkate ja see uus armastus tuleb ja seda tähistab ka muidugi see kaart. See on ka
ta tähistab mälestusi, aga kuna ta tuli üldisest energiatest, siis väga sageli tähistab see ka just inimese tagasi tulemist minevikust, sinu minevikust. Maailm on alati, on ka tegelikult nagu ikkagi selline saatusest määratud ja selline, et et see ring, et hästi paljud tulevad nagu sellest ringist ka välja ja tuleb ikka see, mis on teile täpselt määratud. Nojah, aga palun väga, lõpetame selle ladumise nüüd ära, eks ole. Armastajad, valikute tegemisel kuula oma südant, sügavad emotsionaalsed pühendumised, armastuse jõud, kahed. Ja siin ka armastajad võivad tegelikult ka väga paljudele tähistada valikuid. Ja kui te olete võib-olla, ega midagi, ega meil on väga paljudel on ka võib-olla suhetes, eks ole, tuleb teha oma valik, kas minna ära või jääda või mida iganes. Ja alati ei tähenda ju abielulahutust absoluutselt mitte kaugeltki seda, et keegi läheb kellegi teise juurde või midagi. On ka paare, kes lähevad lahku lihtsalt sellepärast, et nende aeg saab otsa ja nendel ei ole nagu midagi ühista. Ja mida toob armastus? Armastajad. Kuna see on suhte ladumine, eks ole, siis ikka oodake seda armastust, eks ole, niimoodi, et ikka väga hästi. Ja jälle tuli karikate äss, 2 ässa juba karikate poolt. Positiivne, uus emotsionaalne kogemus, rahuldust pakkuvad romantilised suhted, sügav ja püsiv vaimne taipamine. Ma ei tea, ma pean vist tõesti selle ladumise ära lõpetama, pärast et siin on ikka väga head kaardid. Vaatame, kuna praegu on selline kuu ka nagu nende faaside vahetus, siis vaatame, mida ütlevad kuukaardid meile, mida on oodata armastuses ja suhetes. Väga hea. Algus oli natukene ja siin niimoodi ma nagu vaatasin, et mis see siin nüüd on, aga ikka siin on nii palju karikaid väljas, siin on maailm, siin on armastajad, mitmed need karikate, 2 karikate ässa, mis on täiesti uued algused armastuses, ükskõik kas siis vana armastus puhkab taas õitsele või tulevad täiesti uued suhted, eks ole. Siin on ka kirged äss, sauade ässa, mis toob kainet mõistust, mis toob kirge. Siin on vanade tagasitulekud, siin on õiglus, siin on väga palju ka suurt arkaani, väga kiiresti hakkavad liikuma. Nii, vaatame nüüd kuu kaartidelt, mida suhetes ja armastuses on. Ole julge ja tee esimene samm. Nii. See on siis nüüd nendele, kes nagu siis hoiavad oma pead käte vahele, kes kirjutavad valmis sõnumid. Kirjutavad, aga mitte neid ära ei saada, eks ole. Ole julge ja tee see esimene samm. Ja kellel on võib-olla tutvumisfaas, võib-olla siin päris alguses, eks ole, et siis keegi peab siin tegema nüüd mingisuguse sammu. Kas tagasi või edasi, ma ei tea, aga igastahes nendel on see asi siis ühesõnaga niimoodi, et see olukord ei vii mitte kuhugi. Ma seostan seda täpselt selle eelmise kaardiga. Ole julge ja tee esimene samm, mitte mingisugused suhted, mis seisavad paigal, mis on nagu mingisugused seisvad, iga seisev vesi läheb haisema, vabandage väga, sorry, nii see lihtsalt on, asi, mis ei seisa, mis seisab, meil lähevad isegi külmetuskapis toidud, mida me hoiame seal, ma ei tea kui kaua, ma ei tea kui palju mina olen nendel pasteeti ära visanud ja igasuguseid määrdeid ostnud ja siis kui ma lõpuks jälle vaatan, et et ma pean nüüd siit seda just võtma, et hommikuks, et teeme võileibu ja siis tõstan selle kaare pealt ära ja mis seal on siis, see lendab prügikasti. Täpselt samamoodi on niimoodi, kellel on suhted mingisuguses seisakus, ole julge, et esimene samm, see seisak ei vii mitte kuskile. See ei isegi tagasi mitte, vaid see viib lihtsalt kuskile, see viibki lõpupoole, sellepärast, et mis siis, et ma lihtsalt seostan nagu sellega. Nii, ja võtame ühe kaardi veel ja mis saab veel parem olla. Ma rohkem tõesti ei pane, sellepärast, et siin on nii head kaardid ja teate, kui mõnus oli teha jälle üle pika aja sellist ladumist ja kus ma saan nagu ennast väljendada ja rääkida.
mõlemale poolele on oodata võitu. Noh, see kaardi sõnum ütleb enda eest. Ma lõpetan, ma olen Auli. Ma väga tänan kõiki oma fänne, palun laikige, tellige mu kanalit, see ei maksa teile mitte midagi, julgelt kirjutage, laikige siis, kui teile see video meeldis, eks ole. Ja kirjutage julgelt kommentaare, ma väga ootan teie poolt tõesti need kommentaare, sest tagasiside on alati kõige parem side, mis üldse olla saab. Ja no siin on nii palju ilusat, et tõesti, ärge vaadake sinna minevikku, võib-olla valusasse minevikku, vaadake ainult tulevikku. Tulevad tagasi ka mingid mineviku inimesed, aga seda juba väga suurel, heal määral. Ja ilusat nädalavahetust teile, täna on reede, aga muidugi see video on ajatu, sellepärast, et kui te seda ükskõik millisel päeval, aasta pärast, 2-5 aasta pärast üles leiate ja vaatate, kuulate, siis teil on kindlasti siit midagi leida ja midagi võtta. Tšau, tšau! Mul on väga hea meel tõesti seda tööd teha, mida ma siin teen praegu.